Nii nagu te võib-olla tähele panite, avaldasime Facebookis väikse üleskutse, et ehitada üks niisugune drag-auto ja tahtsime saada 10 südant, et seda päriselt ehitama hakata. Ja tulemus on siis selline, et kokku on pöidlaid ja südameid siin Facebookis saanud asi 45, mis on tugevalt üle 10. Et järelikult võtame need asjad ette ja ehitame selle auto valmis. Nii kuna eile oli juba teada, et see ehitamine tuleb ette võtta, siis endalgi huvitav. Võtsin karbist välja juba väljad, et panna nendele mõnusad siuksed laiad drag racingu rehvid, ProLine'i toodang, nimeks Big Daddy. Ta on veidi laiemad kui võib-olla mõned muud rehvid. Tundusid siuksed ägedad ja siis esirattad on siuksed väiksed ja kerged. Drag racingus neid eriti vaja ei lähe, sest enamus aega on nad niikuinii õhus. Dragi auto oma olemuselt on tegelikult short course'i põhjal ja kasutatakse pagi õõtsoobasid, et oleks kitsam, pluss siis mõned muud väiksemad siuksed kohendused. Kere on päris suur. Plaan kasutada ProLine'i spetsiaalset no prep dragi keret. Antud juhul tegemist siis Ford Mustangi kerega. Et vaatame, mis sellest välja tuleb. Kere võtab ette siis, kui veermik on valmis tehtud. Ka siukene päris suur kere, et tundub, et tuleb päris äge asi. Et vaatame, kas me sellega kunagi õue kiirendama ka päriselt satume. Tervet seda ehitusprotsessi seekord ma filmida ei plaani. Et neid videos on YouTube'is juba miljonite kaupa, et teen lihtsalt väikseid kokkuvõtteid jupi kaupa, et mis on valmis saanud pärast mingite suuremate etappide läbimist. Et alguses nagu ikka, osad tuleb karbist välja võtta, ilusti laua peale ära niimoodi laotada laiali, siis on näha, millega me peame töötama. Kotid on ilusti nummerdatud 1, 2, 3 kuni 14, eraldi on põhi ja siis on üks kott siin ilma numbrita, et siin on siuksed üldised pudinad sees, nagu mõned tööriistad, siin paistab on kerepostid, wheelibaari rattad näiteks. Need üldjoontes siuke tavaline 2VD mudeli ehitamine. Nüüd hakkab siis pihta, vaatame, mis sellest välja tuleb. Esimesed 4 kotti on kokku pandud ja tulemus on siis selline. Põhimõtteliselt on siin näha esisilla siukene põhistruktuur, tagasillast natukene ja ehitus jätkub siis 5. kotiga, milleks on diferentsiaal. Ja sellele järgneb siis käigukasti kokkupanek, ehk siis lihtsalt ülekanne, mingid käike tal loomulikult ei ole. Nii et töö jätkub. Vahepeal on progress olnud päris meeletu. Taga on saanud ülekanne kokku. Juba saab rattaid alla proovida. Ja järgmiseks iga mudelist jõudlus unenägu turmpuklite ehitamine. Nii et teeme need ära ja näeme hiljem. Väike vahekokkuvõte siis. Et olen jõudnud nii kaugele, et olen kokku pannud amordid peaaegu. Pealmised korgid on meil vaja peale keerata. Seoses amortidega väike tagasilöök ka. Nimelt ühe amordikorpuse alumine vint on nii kehvasti keeratud, et see alumine kork ei taha seal otsas hästi püsida. Aga läheb hetkel nii kokku nagu on. Laud hakkab ka segamini vaikselt minema. Nagu ehituse käigus tavaliselt ikka juhtub. Aga see on täitsa okei. Nii et kohe-kohe siis täidan ilusti amordid ära. Ja panen kinni, vedrud külge. Amordid ja vedrud, kus juures on sel autol kõik ühepikkused.
nii et ette ja taha lähevad täpselt sama konfiguratsiooniga mordid. Nii et vaikselt võtab ilmet. Et kui mordid kokku saavad, siis lähevad autole külge. Järgmisena tuleb ehitada tagumine stabikavarras. Siis on siit veel tulemas elektroonika on ju vaja ka autole külge panna, et pean leidma kuskilt mingi servo, mootori, kiirusregulaatori. Ja ma arvan, et raadio suhtes on meil okei. Läheb peale vana klassikaline Spectrumi raadio koos vastuvõtjaga. Ja siis on natuke veel minna ja veermik on koos. Nii et näeme juba järgmise sammu juures. Ja auto on siis põhimõtteliselt kokku pandud. Elektroonika poolelt leidsin servoks ühelt vanalt pagilt Savexi madala servo. Mootori leidsin ka kuskilt. On Sky RC 5,5 keerdu mootor, siis peaks olema päris hea ja kiire. Praegu läks peale mingi suvaline aku. Tegelikult on mõeldud siia pikk aku, aga mul on lühikese nii palju, et proovime selle lühikese siia peale panna. Kuna väga palju raha ei taha siia autosse panna, siis lähevadki kasutusse mingisugused siuksed vanad komponendid elektroonika poole pealt. Kiirusregulaatoriks klassika Novak GTB. Tuli maha 1.10 neljaveolise pagi pealt, kuhu on plaan panna võistlushooajaks uus kiirusregulaator peale. Ja raadioks siis enne varem juba mainitud Spectrum, millele paneme niisuguse oranži vastuvõtja. Et lihtsalt proovime siis ära, kuidas ta töötab. Ja lühidalt kõik. Et panen elektroonika peale ja siis vaatame edasi, kas jõuab sõitma ka äkki või läheb kohe riiulisse lihtsalt ilu asjaks olema.